Jumal tänatud, olen Hiieveski telkimisalal ja siiski on puid mulle jäetud. Jumal on armuline. Mis siin ikka? Siin on isegi põhimõtteliselt kõik vajalik selleks tehtud, et puid lõhkuda. Kõik varustus on olemas, ole ainult mees ja kasuta. Lauad, lõkkekoht. Saab olema mõnus mitmel põhjusel. Saan testida enda uut Primuse vedelkütuse põletit bensiiniga ja võib-olla üht-teist veel, mis ma kaasa võtsin. Nii, olen väga uhke oma uue põleti, mille Primus Omnilight titaaniumist versioon siis põletab igasugust kütust lisaks gaasile veel palju muid bensiini, diislit, lennukikütust. Ja täiesti ilusti õnnestus kohe esimesel katsel panna põlema niimoodi, et ei ole mingisuguseid tõkkeid. Ma kustutan korraks tule ära enda pealambil või sellel nii. Vot selline on siis põlet. Ja ma vaatan, kui kaua võtab aega. See on umbes 1 liiter selle vee keetmine. Aga jubedalt lärmi teeb küll. Müüakse ka sellele versioonile sellist selle müra vaigistajat, silencer. Aga see maksab mingi 60 € või sinna kanti. Ma ei näe väga pointi. Pigem ongi äge. Siukene asi nagu bensiinipõleti on olemas. Las kõik näevad ja kuulavad siin ümbruskonnas. On üks kuhke asi. Aga ma ei pannud ka täisvõimsusele. Et kui ma panen täisvõimsusele, siis hääl muidugi veelgi lärmakam. Aga siin on kohe minek, tundub, et parem. Aga praegu on juba 6 minutit läinud. Aga tõsi on, et ma siis alguses ei pannud väga lõppu selle, nii et see ei ole päris adekvaatne test, kui kiiresti seda vett soojaks saab ajada. Nii, läbi telgi on kuulda vihmasadu. Vahepeal sadas palju tugevamini veel. Praegu on kell 3:42. Telgis on mõnusasti soe. Käisin vahepeal tualetis. Kui täpsem olla, siis väljas on, tähendab, siin telgis on 8 kraadi sooja. Väljas ma arvan, kuskil on 0 kraadi ligidal. Ja alles eile päeval oli täiuslik talveilm. Et ei olnud üldse sula. Oli siukene pulbriline, hästi mõnus kohev lumi. Ja siis õhtul oli täielik sula. Ja nüüd öösel on korralik vihm. Näis, mis hommikuks lumest järgi nii jäänud. Nii on uus hommik. Kell on mingi 9 läbi umbes. 9:14 täpne olla. Sajab vett ja lund ja kõike. Et
tõenäoliselt ikkagi viitsin lõkke teha ülesse. Seal natuke sooja saada. Magada oli väga hea. Nii sooja oli magada selles telgis ja sooja magamiskotiga. Pean ütlema, et see madrats, mis ma ostsin Tervaresti oma 1,96 tükk ja 63 mm laim. X-Term Max large mõõtu suur siis on väga nagu hea pikkusega selles mõttes, et ta nagu kasutab selle väga täpselt ära selle ruumi, mis mul on siin antud ja jääb natuke siit otsast üle, kuna see ei ole ruudukujuline. Saab siia mõningaid asju kõrvale jätta. Aga just, et ta kasutab selle maksimaalselt selle laiuse põhimõtteliselt ära otstest. Ja mul tõesti ei ole sellist tunnet, et ma kuidagi kukun maha kuskile küle peale, kui ma keeran külge või kui ma niisama seal leban. Et siin ei ole lihtsalt kuhugi poole nagu eriti minna. Madratsil libiseda. Et see teeb tast ideaalse madratsi selles mõttes, kui on ka kuskile, näiteks ma arvan mägedesse minek, kus on suur oht, et sa ei leiagi mingisugust väga tasas pinda. Aga siis see madrats kuskil ei libisegi, tal ei ole kuskil libiseda. Kui siis ainult sinna allapoole, sest on natukene pikem, õige pisut pikem kui see telk. Aga sellest pole lugu. Kui ta liigub allapoole, siis mul jääb ka siia ossa natuke rohkem seda telgi materjali, sest allpool, siis on ka siin kõrgem natukene. Ei teki nii palju kondentsi või mul jah, et ütleme sõnaga ideaalne. Siit see Summiti padi, mis mul on ka väga hea. Hästi kerge, väikseks kompaktseks läheb kokku. Ja ta ei libise ka väga siit, ta on niisugune hea materjal, selles mõttes, ta ei ole libe. Vähemalt see alumine pool, kus ma magasin, ei ole libe. See on natuke libedal üks pool kui see. See pool on karedal. Püsis päris hästi. Padise madaltsi peal. Nii. Mul oli ka kaasas täna igaks juhuks võetud. Ma tahan seda ka ära testida veel. See on siis vingugaasi andur. Öö läbi oli ta sees, ta ei näidanud mitte midagi. Ja ma tahtsin ära testida, vaadata seda ka. Ma ei tea, kuna ma ei ole keemik, ma ei tea mis. Ja ma tahtsin ära vaadata, et kui mul on see bensiiniga kätesoojendaja, et kas ta kuidagi mõjutab minu seda monooksiidi taset, süsinikoksiidi taset, monosüsinikoksiidi taset. Kui ma võtan enda bensiini kätesoojendaja sisse, milline ta on, seda näidata ka. Kui ma leian üles kuskil 1000 taskust. Kuskil ta peaks ikka jooma, et ei ole ära kaotanud. Siin ta on. Sippo oma. See on ülimalt, ma arvan, see on kõige parem, mis ma olen kasutanud kätesoojendajatest. Näitan, milline ta on. Selline. Peaks olema 12 tundi. Kui ma esimest korda kasutasin, oli ta kuni 9 tundi. Ei, vist isegi mitte 9, oli 7 tundi. Mis pidigi olema okei esimest korda kasutamisel. Teist korda juba on nüüd, ütleme, seal oli juba 11 tundi. Ja ta ei ole mitte niimoodi, kuidagi ei ole selline leige junnikene, vaid et ta läheb nagu reaalselt väga kuumaks, et teda ei saagi käes väga hoida. Otses mõttes ei saagi hoida, et ta läheb ikka liiga kuumaks, et peabki kasutama koos selle kotiga. No vot, ma tahtsin teada, et kas see väikene põlemise, see katalüüsi protsess, mis siin toimub, hõõgumise protsessil, et kas see mõjutab seda monooksiidi taset ka. Ja ei mõjutanud. Ei andnud kordagi mingisugust signaali või ja siin ta näitab ka ära mingisuguse
taseme mingi 14 päeva jooksul, et kui peaks midagi muutuma, kõrgema tase ja et selles mõttes ei olnud mingisugust probleemi. Näed, praegu siiamaani veel 20 kraadi siin soe. Muidu telgis oli 8 kraadi soe üldiselt. Selle ma mõõtsin ka ära, aga siis jah, väljas 8 kraadi siin, või tähendab selles magamiskotist väljas olles telgi sees. Õues oli siis öösel ka vist, ma arvan, kas 0 või +1, praegu on isegi +2 kraadi sooja. Nii-öelda jutumärkides sooja. Tegelikult on päris jah. Mul on olemas ka teises taskus, kui ma leian selle üles. Selline kätesoojendaja. Ja ma praegu lülitasin sellega sisse. Mis? Ta on juba aku tühi või? Oota. No näe. Selles ongi asi. Ma ei jõudnud seda väga palju kasutadagi selle matka jooksul. Jõudsin ikka eile, ma ikka kasutasin seda päris palju. See on siis ka Zipolt, aga elektriline. Peaks töötama kuni 9 tundi. Mina olen saanud sellega kõige rohkem, kõige madalama režiimiga 7 tundi. Ja ta on siis selles mõttes huvitav, et kuna nüüd akul on suht tühi, siis ma ei saa vist näidata. Ma plaanin lülitan sisse. Ei võta vedu. Ahah, või näitabki siiski, ütleme niimoodi, et saab põhimõtteliselt 2 poolse soojendusega, ütleme niimoodi, et tavaliselt seda esimene ei vilgu. Et kas 2 poolse soojendusega tahad soojendada või siis on teine variant on, see on siis, vaat nii, või siis 1 poolse soojendusega 3 erinevat režiimi, nii 2 poolsel kui 1 poolsel. Ehk siis selle 1 poolse režiimiga, kõige madalama režiimil pidas ta vastu siis mul 7 tundi. Ja muidu on tal siis pigem, ütleks niimoodi, maksimaalse režiimiga oli 3 tundi. Aga see läheb ka, kui maksimaalne soojus on sisse laetud, siis on ta päris sükene ka läheb päris kuumaks, aga see läheb niivõrd kuumaks, sel määral kuumaks, et seda saab siiski veel käes hoida ja mõnusalt soe. Ja tegelikult ka, kui 2 poolse ja siis ka kõige madalama režiimiga panna, tegelikult läheb ka väga mõnusasti soojaks. Ta ei ole võrreldavgi muidugi selle Zipoga. See on tõesti, ma arvan, senimaani kõige parem, mis mina olen kasutanud. Ma tean, et on veel uhkemaid, aga see on väga asjalik juba. Ainuke asi, siin on mõningad agad, et mis on sellega, kui ta nii kuum on ja vahel ta on nii kuum, et kui ta siin kotis on, siis see ülemine osa on ikkagi natukene väljas. See on nõnda kuum, et ma ei tea, kas see on turvaline võtta magamiskotti, et äkki ta sulatab siin midagi üles siin magamiskoti materjalist või see on sellest teadmatusest, et võib-olla ei ole nii hull see asi, aga ta on tõesti nõnda kuum. Pluss on see, minu kartus oli, et kas ta seda vingugaasi kuidagi eritab niimoodi sel määral, et tekib oht. Kolmandaks, kuna ta on bensiiniga, mida ma hakkasin siis mõtlema, kui ma olin siin magamiskotis ja natuke enda külge keerasin, ta ju eritab bensiinilõhna ikkagi siiski. Ta ei leki selles mõttes, et midagi siin vedelalt maha ei tule. Ta on niisugune, ma ei oska öelda, niisugune imav materjal siin sees. Põhimõtteliselt see töötabki niimoodi, et sa immutad selle materjali. Ma praegu korraks lahti võtta. Et sa võtadki selle siis lahti, ütleme, kui sa tahad seda täita bensiiniga, võtad kõigepealt ära selle seda nimetatakse põletiks selle juures tinglikult siis. Valad siia bensiini, mis on omaette protsess, pisikene kanisterikene, millega sa siin valad ja et midagi ümber ei lähe, ei tilgu ja siis siin all on niisugune imav materjal sees. Paned selle põleti siia peale. Lisaks ütlen ära veel, et see põleti on samuti kuluartikkel. Ta peaks töötama kuskil 70 korda ja siis on ta ammendunud ja sa pead endale uue ostma. Mina olen juba ostnud endale 3 tükki neid igaks juhuks varuks, kui ei pruugi alati leida neid.
no vot, ja siis siin tuleb see põlema panna, õigemini ta hakkab siin ainult vaikselt hõõguma lõpuks ja siis, kui ta on hakanud juba hõõguma, siis sellest täiesti piisab. Paned selle pealmise osad ka peale ja paned veel siis selle koti ümber ja siis ta hakkab järjest vaikselt soojenema ja siis mingi paari tunni jooksul on ta juba mõnus soe. Ja ta tõesti on kuni lõpuni mõnus soe. Et ma arvan, kui ma ikkagi lähen matkale, siis ma võtaks pigem natuke bensiini kaasa. Mul on niisugune väike 125 milliliitrine kanistrikene kaasas ja ma tean, et sellega mul ei ole midagi seal väga alt vedada selles koha pealt, kuuma koha pealt. Ta lihtsalt lähebki väga soojaks. Ühekordsete kätesoojendajatega, mis mul on olnud need, ma ei tea, ütleme niimoodi, mul on olnud seda ja teistsuguseid kogemusi. Mõni läheb väga hästi soojaks ja püsib kaua, teine niimoodi, et püsib kaua, aga leigelt ja kolmas ei võta üldse vedu. Et on alati niisugune, sa ei tea just nagu mida, kui selle pakikese avad ühekordse kätesoojendaja, seda praegu näidata, et mis ta sisu nii-öelda on, et kas ta hakkab sul tööle või mitte ja kui hästi ta sul hakkab. Sest kui ikka külmad ilmad ja kui ta ei võta vedu, siis on nagu paras ka pettumus, ütleme niimoodi, et asja peale lootnud ja see ei tee seda oma tööd, mida sa tahad. See teeb oma töö ja väga hästi teeb oma töö. Nii et kui mina peaksin soovitama kedagi, ütleme sellele konkreetsele talvisele matkale, siis ma soovitaksin eelkõige seda bensiiniga. Ehk siis, jah, siin on oma tagad, aga tegelikkuses see on kõige tõhusam, mis mina olen kasutanud. Loomulikult ka see ei vea alt selle koha pealt, et ta on küll natukene külmaga, võib-olla natukene jahedamaks kui see, aga see on ikkagi kindel asi. Aku loomulikult külmas ei pea nii kaua vastu kui sooja ilmaga, aga ta ikkagi läheb soojaks. Sa tead, et see läheb ka sul ikkagi soojaks. Sul ei ole vaja mingid imelikki halbu üllatusi oodata. Vaja. Ja ühekordsetega on jälle see pluss, et sa saad teda lihtsasti kinda sisse panna. Seda nii väga kinda sisse ei pane või sa saad küll kuidagi panna, aga siis nagu väga ebamugav. Aga ei saa midagi toimetada sellega. Isegi sellega ta on ikkagi päris suur. On ikkagi raskem toimetada, aga näiteks jalgrattamatkale kohe pikalt sõita, niimoodi, et käsid lenksu küljes, siis sul on hea, kui sa paned endale need padjakesed sinna enda kinda sisse, sa saad kasutada neid just sellistes kohtades, kus sul on vaja kindlasti, et sul oleks kinnas käes ja nagu püsivalt kasutada just kinnastega, siis on ta väga hea. Et neid ma kasutan niimoodi, et ma olen näiteks lihtsalt käes taskus on ta olemas mul, hakkab jahe, panen käed taskusse ja mul on seal mõnus hästi soe asi. Jünnikene ootamas, soe jünn. Siuksed asjad siis, nii palju siis täna kätesoojendajatest, just nagu kätesoojendajate eri matkasaade siin oleks mul minu jaoks. Nii laikiv, et minu nägugi siin näha. Vaada. No näeb. Vot siis, igal juhul minu number 1 on ikkagi see bensiiniga. Seda ma võtan ka lihtsalt tööle minnes kaasa või see on nagu, veel üks pluss sellel. Sellega sa pead mässama, sa pead sellega, ma ei tea, mida tegema enne. See ei võta väga kaua aega, aga sa pead seal valama, süütama, ootama natukene enne, kui ta hakkab tööle. Aga sellega vajutad nuppu ja sa ei pea isegi vaatama. Ta on taskus, sa tead, kus kohas see nupp sul on juba siin. Paned ja hakkab tööle ja ongi. Aga tõhususe mõttes see on kindlasti parim. Jälle väljas sajab. Olgu. Nii, seda siis tuleb eel soojendada. Lasta natukene bensu siia sisse niimoodi, et keerata selle lugi lahti, aga veel vett seda tuld ei pane põlema. Ja alles siis, kui ta on umbes 40 sekki või niimoodi põlenud, et siis teha alles tegelikult selle, siin on juba ta lahti, aga siit on veel kinni, et siis keerata see kraan ka lahti ja
siis ta võib-olla natukene veel on seal leeki ja siis ta näitab, mis ta suudab. Nonii, proovime nüüd, paneme natuke avale ja näete. Ja nüüd on niimoodi, et ma ei anna selle armu, ma tahan teha testi, kuidas ta umbes liiter, ma arvan, see umbes liiter, ma ei tea, kuhu ääreni peab olema, et umbes liiter. Ja ma tahan näha, kui kiiresti ta teeb selle valmis. Full power, no mercy. Kraanid lõpuni lahti. Nii. Your second chance. No nii. Vaatame, palju ta nüüd siis suudab. Mine edasi, go on. Seda ma pean küll ütlema, et kui ma oleksin mingi seltskonnaga, siis istuksin siin lõkke ümber, siis ma peaksin selle põleti töötamise ajal kogu seltskonnaga natukene hääletooni vist tõstma, et üksteist kuulda. Aga see teeb ta eriti ägedaks. Sa mässad temaga, sa pumpad seda survet sinna sisse kõigepealt ja siis isegi välja lülitamine niimoodi, et sa lihtsalt keerad selle pudeli teistpidi, ta on toru sees. Kui sa keerad teistpidi, siis ta lihtsalt hakkab õhku tarbima, vajab viimse surve välja, viimse bensiini välja ja siis ta vaibub ise, see leek vaibub ise. Siis keerad kraani siit kinni, ongi valmis. Aga jah, see mässamine on eriti ägedaks. Aga loomulikult, kui sa oled kuskil sellises kohas, kus sa tahaksid ruttu söögi valmis saada, veel rutem, ta ei võta kaua aega, aga kui sa ruttu valmis saada ilma mässamiseta, siis midagi lihtne gaasipõleti, keerad ballooni külge kruvid ja vajutad keelsüütajat ja siis on nagu lihtsam. Aga ta ei ole nii äge, et ja see on muidugi siis, kui sa tahad bensiiniga kasutada, siis ta on ikkagi ka külmakindlam. Sa ei pea mõtlema, et aga mis siis saab, kui on hästi külm, et kas ma saan selle gaasi soojaks, ma kuskil põues hoidma seda gaasiballooni üldse, et sooja saada, ütleme niimoodi, seda gaasi soojaks saada. Siin lihtsalt, kui sa tead, sul on see kaasas, siis on alati hakkama. Ja seda saab kasutada ka gaasiga, nagu eile mainisin. Et keerad siia samma otsa gaasipurgi ja kõik toimib täpselt samamoodi. Avad siit selle ventiili, avad siit selle kraani ja paned tule otsa träksiga ja ongi valmis. Töötab. Aga vaadake, kui suur on tal see kott, mis tal siin kaasas on. See on hiiglaslik. Muidugi mul ei ole kõiki asju kaasas, mis sellega kaasas on, ütleme, see mingisugune soojuspeegel ja niisugune metallist, alumiiniumist ja siis veel samamoodi alumiiniumist mingisugune ümbris ja tuhat muud väikest vidinat. Tal on põhimõtteliselt selle komplekti eelis, mis ma assin, ongi see, et on kõik asjad kaasas, mida sul vaja. Sul on vaja kütusepumba tihendit vahetada, mingi nahast variant jubin, saad selle ära vahetada. Samamoodi seal pudeli kummiventiilid või kummine tihendid kaasas komplektis, samuti need tüüsid, mida sa tahad kasutada erinevat tüüpi kütusliike, siis seda on vaja vahetada seda tüüse, see on vaja selle lahti keerata see mingi osa ja siis vahetad välja tüüsid. Aga jah, see on natukene tüütu, kui sa tahad kasutada mingi diislit, siis sa pead selle jubina seal ära vahetama. Kui sa oled matkal, kasutad vaheldamisi erinevaid kütuseid. Aga nii palju, kui ma aru sain, siis puhastatud bensiin ja gaas toimivad ühe sama 0,36 millimeetrise tüüsiga. Ehk siis väga asjalik lahendus sellisele korralikule talvematkale. Minu jaoks kütust teile suhteliselt vähe, ma mõtlesin, et ta võtab palju rohkem kütust. Nii, pole väga praegu 6 minutit läinud. Ma ei ole seda kordagi lahti võtnud, aga ega ta ei tee küll. Sinne võid keemisele mõnda maad minna. Siis olegi, ma arvan, et võib-olla
see, et läheb mingi 4 minutiga või niimoodi soojaks, see jutt võib olla tõsi võib-olla soojemates oludes. Et praegu läheb kindlasti palju kauem ikkagi, sest praegu on kraanid lõpuni lahti keeratud. Võib-olla mul tõesti on vett natuke rohkem kui liiter siin. Ma ei tea, kas kuhu maal see liiter peaks rohkem olema. Aga läheb kindlasti rohkem minutit kui 4-5, võib-olla 7 minutit. Enne kui saab vee soojaks. Juba 9 minutit ja rohkemgi veel ei kee. Nii et bensiini kohta võin praegu küll öelda, või ma ei tea, mille kohta ma peaksin ütlema, kas bensiini kohta või ma peaksin ütlema selle kohta, et konkreetne põleti nii ruttu soojaks ei aja seda vett. Igal juhul ma saan öelda seda, et bensiiniga see põleti teeb vee soojaks tõenäoliselt rohkem kui 10 minutiga. Aga sellest ei ole lugu, mul ei ole kuskil kiire. Aha, siin on siis ka see kätesoojendaja selline kanister nii-öelda. Siia valad bensiini sisse, siis saab kätesoojendajasse panna. Mul saigi just tühjaks, või tühjaks, vaid läks külmaks ja kätesoojendaja uue laari. Siis järgmised 11 tundi jälle muretu. Nii, valasin siia bensiini ära ja veel üks lisaaeg on see, et sa pead lihtsalt 2 minutit enne veel ootama, et ta imenduks selle materjali sisse, mis siin sees on ja siis paned põlema. Nii, mul läks 13 minutit sellega, et saada vesi soojaks liiter vett, aga see läks korralikult kõima nüüd, et nüüd saab süüa teha kanatikka masaga. See on ütleme, Meki toidud on minu jaoks senimaani kõige parema gripiga. Ütleme, selle lahti tegemine vahel on isegi nagu päris raske. Hullult näpuga jõudu kasutama, et seda lahti suruda. Aga see on hea, et ta püsib ka nagu reaalselt paremini kinni. See on suur pluss pigem. Nii. Kohvi on valmis. Lõkke saab ka kohe üles tehtud. Mul oli öösel see tool väljas ja mul peal oli natukene veega täidetud see pott, et tuul ära ei viiks kuidagi. Ja kui ma hommikul võtsin selle poti, siis ma ei tea, miks ma keerasin selle niimoodi, et vesi kõik tuli siit otsa selle tooli peale. Ma tõesti ei tea, miks ma nii tegin. Võib-olla mul läks meelest ära, et seal vesi oli sees. Igal juhul ma arvan, see on kõige ehedam näide kõige suuremast jaburusest, et ma võtan kodust vett kaasa selleks, et panna teda potti ja poti panen siia, et lõpuks ta kallata tooli peale. Nii et tool on märg, et ma ei saa istuda. Võtan spetsiaalselt sellega, et vett kaasa, et kallata seda tooli peale ja ei saa istuda ka. Okei. See on muidugi liialdusega. Tegelikult mul on see termoisoleeriv matt ära kuivanud, ma saan selle sinna peale panna ja saan tegelikult siiski istuda. Need asjad, ma ei tea. Tinderstick, miks sa tahad sellist hullu musta suitsu ülesse? Põlevad küll, aga natuke hea. Ma lihtsalt tahtsin ära proovida, aga ma muidu ei viitsiks sellised asju spetsiaalselt ostega. Nad võtavad aeglaselt natukene alguses vedu tegelikult. Tundub, et siin on vaiguprotsent on siin, mis asi, 60-70 või. No, ma ei kahtle selles, aga lihtsalt ma ei tea, et ta ei võta kohe alguses vedu. Siis mul on, sellised kuubikud on nagu minu jaoks kõige ideaalsemad asjad. Neid ma kasutan tule tegemisel. Nad põlevad kaua, nad on kerged, väiksed. Võtan nad mõned kaasa ja nendega on kõige muretum. Nii geniaalsed asjad on need süütekuubikud. Siin on lausa nagu süütenööriga, tead. Hästi lihtsasti läheb põlema. Ja siit edasi põleb natuke aeglasemalt, kauem, ilusa leegiga. Mõnus Soome omad, ma ei mäleta, mis. Neid saab, ma arvan, suvalisest prismast. Neid.
selle ma ostsin matkamaailmast. Ma ei taha matkamaailma halba reklaami teha, mul on matkamaailmast väga palju häid asju kaastatud. Mul vana telk Trimmi firmat on nagu kõige parem näide, mis kestis mul nii kaua, kestab praegu siiamaani, müüsin nende kolleegile maha. Ma usun, temagi kasutab seda veel aastaid. Telk on kõige parem, siis mul on üks väga pisikene ultrakerge magamiskott siit Summitilt. Mina ostsin matkaspordis, mitte matkamaailmast tähendab. Siis see padi, millega magan, millega ma olen väga rahul. Ma arvasin, et mina ei kunagi hakka spetsiaalset patti võtma kaasa, see on no, mugavuses, aga ta on tõesti väga väike, kompaktne, kui ta tühjaks lasta õhust. Oh, vaata küll. Lõkke ja ma võttis vedu, kuigi ma arvasin, et läheb natuke kauem, sest nii kõvasti on sadanud ja võib-olla sajab ka. Praegu hetkel ei saja. Aga jah, et matkamaailmast on väga palju asju ostetud, millega mina olen tegelikult rahul. Ja ma ei saa öelda, et ma ei oleks sellega rahul, aga minu jaoks on see suits nagu hullult kahtlane, mis siin sees on. Kui siin ütleb, et 100% natural, mitte chemicals added, no ja naturaalne ja see kõlab nagu oksüümoronlikult kuidagi. Ei sobi nagu hästi kokku. Aga noh, kui ta põlema hakkab, siis ta põleb hästi ja see ongi minu jaoks kõige olulisem, et mingi asi põleks natuke kauem, et ka need märjemad puunotid jõuaksid üles soeneda, taheneda. Et see on minu jaoks suurem probleem kui süüdata. Süütamine, kui sul oled ette valmistanud, siis on süütamine nagu imelihtne, aga mis edasi, see on nagu küsimus. Kui nüüd süütamisest rääkida, siis mul on olemas kaasas praegu tulepulk, siis selline plasmasüütaja, mida ma olen juba varem korra rääkinud, mis töötab alati laitmatult. Minu jaoks on ta töötanud alati laitmatult. Ta kestvus on ka minu jaoks täiesti rahuldav. Mul on hea meel, et ma võtsin selle kõige suurema mahutavusega sealt selle Kaari firmalt. Kõige lihtsam nagu sellised süütekuubikuid läita, aga näiteks selle bensiini kätesoojendaja jaoks teeb vist, ma ei ole proovinud, aga ma arvan, et ta võib-olla ei tööta nii hästi. Et siis nagu töötaks see paremini. Ainult sellega on see jama, et ta nii sageli nagu ei võta vedu. Ma mõtlesin, et äkki on sellest, et ta nagu ei ole piisavalt soe ja võib-olla on ka natuke sellest tingitud, aga ka hiljem ta ei võta päris hästi vedu. Ja see ei ole mul esimene, millega. Mul on 2 tükki, see on mul teine. Ja vahel töötab nagu ideaalselt suure löögiga ja järgmisel hetkel, no lihtsalt ei tööta jälle. Siis jälle töötab, siis ei tööta. Kui sul on vaja kiiresti sooja saada ja lõkke üles saada, siis sul tuleb enne pöial valusaks teinekord, kui sa saad üldse sellest leegi välja. No praegu mul ei õnnestu saada. Vähemalt kuidagi sain selle bensiini kätte soojendaja jaoks vähemalt natukene. Et mingis mõttes see on kõige rohkem rahul sellega. Muidugi see on kõige universaalsem selles mõttes, et see töötab alati selles mõttes, et sa saad sellest sädeme igal juhul. Iga ilmaga, igas olukorras. Ainult, et probleem on selles, et alati ei piisa sädemest. Et kui sa tahad lihtsalt põletit süüdata või sa tahad midagi hästi kiiresti süttivat asja sädemega panna põlema, siis ta töötab. Aga lõkke tegemiseks siis võib teinekord ikkagi minna väga pikka aega, enne kui sa saad ütleme, kui sulle ütleme, kuidas ma nüüd ütlen? Süütamine süütamiseks, sul peab olema seda hästi kergesti süttivat materjali hästi palju siis, või siis sul peab olema hästi väikseid neid palju laastukesi valmis tehtud, et mis kohe ka võtavad järgnevalt vedu sellele kõige esmasele lõkkematerjalile. Et siis nagu asi töötab. Aga muidu on ta on mul alati selline igaks juhuks, see on raudvara, kui see on ütlema magneesiumvara, mis mul alati kaasas. Tegelikkuses tõesti on mõnus. Et mulle meeldiks, kui see osa siin oleks natukene suurem, pikem, sest sellega tõmmata, seda kitsast pulka ei ole nii mõnus, kui oleks ikkagi nuga. Ma praegu nuga kaasas ei ole, vahel tõmbagi noaga, et noaga on saab palju mahlasema sädeme kobara ja sellega ei ole nii mugavalt tõmmata. Aga hea asi igal juhul. Ta on mul alati ikkagi igaks juhul alati kaasas. No nii, nüüd on mul aega natukene istuda siin
lõkke ääres ja mõelda veel, mida head ma veel matkamaailmast olen ostnud, näiteks ühed jalanud, Carmonti omad, Dragon Tail, Corratex versiooniga mudel. Meil matkaspordis on ilma Corratexita mudel, et ma olin väga rõõmus, kui ma täiesti juhuslikult leidsin matkamaailmast just need veekindlad variandid, millega ma olen väga rahul. Mis ma veel olen ostnud? Ma olen ostnud sealt veefiltri näiteks. Katodün siukene, ma ei mäleta, mis ta oli. Aga ülihea veefilter, selles mõttes, et hästi kiiresti filtreerib vee, et mul ei ole tavaliselt viitsimist nagu nii pikalt suruda läbi selle mingi veereservuaari seda või läbi filtri seda vett, musta vett ja see teeb kuidagi väga kiiresti oma töö. Mingi free oli seal sõnas sees, ma võin eksida, aga selles toote nimetuses väga asjalik filter, kasutan praegu number 1 filter, mida ma kasutan peale Sawyer minifiltri. Sawyer minifiltril on omad plussid ja omad miinused. Ütleme niimoodi, et ta tegelikkuses on töökas asi, aga ta kuidagi väga aeglaselt. Mõnikord talvel on sul piin, sul käed on külmas ja siis surud ja tilkhaaval seda vett läbi. Kas sa teed backflashi või mitte, see kuidagi väga pikalt ei mõjuta seda uuesti varsti. Samamoodi väga aeglaselt vett läbi laskma läbi filtri. Katodöniga seda muret ei ole, et on väga selles mõttes kõige parem. Ja Sawyer Mini kohta ma nägin ühte videot ka, et nii nagu tegelikult LifeStraw filtrid ja võib-olla veel paljud teised filtrifirmad, et nad teevad päris tänuväärset tööd kuskil arengumaades, kus on raskusi puhta vee hankimisega. Et samamoodi Sawyer Mini ja LifeStraw mõlemad teevad Aafrikas selliseid projekte, kus nad jagavad tasuta küladele, rahvastele seal Nairobi selles slummis, ühes maailma suuremates slummides Kiberas näiteks Sawyer Mini teeb väga tänuväärset tööd ja jagab filtreid ja muud selle juurde sellega seonduvad, et sealne rahvas saaks ikkagi puhta joogivee kätte, sest see video, kus ma nägin, kus nad ikkagi seda vett hankisid, see oli päris nagu kurb vaadata, et sisuliselt solgivett joovad. Et vaat siis, ja veefiltrid on üks kindel asi, mille ma võtan kaasa näiteks siis, kui mul on ikkagi mitmepäevased matkad ja ma ei viitsi hakata otsima neid kohti, kus ma saaksin puhast joogivett. Kindlasti on neid kohti küll, aga lihtsalt ei viitsi. Ma ei ole ka eriti näiteks talvisel ajal, ma usun, et saaks ilusti ära keeta selle lumevee. Eile saime proovida koolitusel, tõesti. Tegelikult ei lähe nii palju lund, kui mina arvasin. Selleks, et võtame liitrit vett saada, et natukene kühveldad ja tegelikult ongi valmis. Keedad ära ja küll ta puhas on piisavalt, et Eesti lumi ja Eesti vesi ka üldiselt igal pool jõgedes on piisavalt puhas, et sul ei ole seda väga palju vaja karta, et sa saad mingisuguse patsilli, mis lööb sul kõhu lahti. Aga ma olen ikkagi üldiselt filtreerinud vett. Ma olen viitsinud, siis kui mul oli mitmepäevased matkad ja ma igaks juhuks olen filtri kaasa võtnud. Nii, matkamaailmast tahtsin rääkida ja mida veel? Mida head veel matkamaailma kohta veel rääkida? Ma olen sealt veel ostnud kindlasti asja, mul lihtsalt ei tule kõik ühe hooga meelde. Kodu lähedal on nüüd seal avati Tähesaju City's ka üks matkamaailma haru, et üsna ligidal käia. Matkatoit olen ostnud, need samad mekitoidud, mis mul oli, see on kõik ostatud matkamaailmast. Siin terve posu. Tuleb natukene soodsam kui näiteks Tactical Foods. Ja ma ütleks, et ta on maitseavaldustel parem kui
või ütleme niimoodi, seal on mitte omadustelt, vaid parem väljendus oleks, et seal on huvitavamad maitsed, kui on näiteks Adventure Foodsi omad, mis meil on matkaspordis. seal on lihtsalt nii huvitavad retseptid, mida nad, kust need siuksed ideed tulevad. hernesupp piparmündiga näiteks või sellist. mul on isegi ta praegu kaasas, ma ei ole teda veel lahti võtnud, aga head matkatoitu on seal ma teen ka enda varusid täiendavas, lisaks enda matkaspordi kodupoel. nii et, aga see loetelu ei ole ammendav, mida ma olen ostnud matkamaailmast, et neid asju on kindlasti veel. Vot see on hästi huvitav asi veel, mida enne ei saa aru võib-olla või enne ei jõua kohale, kui sa reaalselt kasutad seda põletit. Ja, ütleme, mõned asjad on sellised, kus sa pead lihtsalt kasutama seda ja siis sulle jõuab kohale mingi asja pluss või miinus. Noh, miinus on näiteks sellel põletil see, et oletame, et sa oled selle ära soojendanud selle vee, mis sul seal sees on. Ja näiteks sul tekib tahtmine pärast uuesti seda kasutada. Aga siis ta vahepeal on juba jõudnud ära jahtuda ja siis sa pead kogu protsessi hakkama otsast peale tegema. Kõigepealt selle natukene keerakraani lahti, lased seda bensu sinna sisse, veel põlema ei pane. Jah, õigemini pärast seda paned selle bensiini põlema, vahepeal keerad siit kinni uuesti, et see bensiin on siis, mis peaks seda põletit, seda anumat siin natuke soojendama, et siis pärast süüdates ei hakkaks ta mitte suure leegiga, vaid et põlema sellepärast, et ta ei ole ära jõudnud üles soojendada, see kütus. Ehk siis sul on vaja uuesti hakata seda kõike, seda protsessi tegema. Soojendad seda põletit ennast kõigepealt ülesse, et kütus saaks soojendada piisavalt varakult ja siis uuesti vaja süüdata. Kuna minu see Primuse süütaja on üsna kehvakene ja ka tulepulgaga ei lähe nii lihtsasti, siis kokkuvõttes see uuesti süütamine on niisugune tüütu. Aga mitte, et see mind heidutaks, pigem on see minu jaoks huvitav, et ma tean, et sellega on vaja arvestada. Esiteks tuleb võtta parem tuleläitja endale kaasa, et mitte lihtsalt endale lisamuresid valmistada. Primuse Powerlighter, ma ei tea, ma tõesti ei tea. Kui kellelgi on mingi nipp, et kuidas see Powerlighter, see välgumihkel siis nagu töötaks niimoodi, et ma ei peaks seal enda näppe ära kulutama, siis võib kommentaaridesse teada. Siis ma täitsa väga ihkaksin seda teada saada. Siin öösel olles ja ka eile õhtul, kui me tulime siia matkasportlastega, siis mul ei tekkinud nagu sellist, ma ei hoomanud kuidagi seda, et mis siin ümbruskonnas nagu täpsemalt on. Ma ei näinud nagu põõsaste ja puude taga metsa ja ma ei näinud ka nende põõsaste või puude taga, et maailmas ka ju ometigi veekogu. Praegu vaatan, vau, siin on see Paunküla veehoidla, mis on tegelikult väga suur veekogu. Kas on saared ka? Kuskil siuksel mingi saarekese peal oleks hästi põnev. Ei, ise ma arvan, et see ei ole saar. Saarekese peal telkida. See oleks hästi põnev. Kuidas sinna saab? Väga ilus. Väga mõnus. Salapärane. Udusse mattuv Paunküla piirkond. Nii, update. Natuke tuunisin enda istet. Saab nagu rohkem õhku. Tegelikult mis juhtus oli see, et kuna mul oli see tool hästi ligidal tulele ja ma läksin ainult korraks sinna juurde, sinna asjade juurde. Ja kui ma keerasin pea taha, siis nägin, et tuuleiil oli lükanud selle tooli lõkkesse. Ja mitte ainult tooli, vaid siin oli ka minu väga armas
minu üliarmas Z-Lite istumisalus, mida ma nii fännan. Rest in peace. Nii tool kui ka minu istumisalus. Aga mis teha? Nüüd ma ei saa enam istuda. Kas neid saab kuidagi kasutada või saab siia mingisuguse uue katte panna või? Nii palju siis minu. Ma ei jõudnud seda väga palju kasutada, seda tooli. See oli nii hea tool. Ma olin sellega väga rahul. Ja tuul oli kogu aeg öelda sellest suunast. Ma teadlikult jätsin selle tooli niimoodi, et ta oleks kuidagi, et tuul teda nagu taha ei saaks minna. Ja ometigi kohati, muidu on niisugune suhteliselt tuulevaikne, aga järgmisel hetkel tuleb niisugune suur tuulepuhang. Ja näed, piisas asjaolude kokkulangemisest, et tekiks selline katastroof. Mis sa teed? Mis sa teed, kui oled loll? Või siis piisavalt ettemõtlematu. Ma siin muudkui isuga põletan seda. Proovin seda ja teistmoodi asja. Ja üks positiivne asi on see, et siin tõesti kohati on meeletu tuuleiirid, aga see on tegelikult näib väga tuulekindel asi olevat, mis on väga positiivne. Nii et avastame edasi. Nii, minu järgmise eksperimendi sissejuhatuseks ma ei tahan näidata hernepüree supp mündiga. See on siis Mäki toidust üksugune huvitav valik. Ja vaadake, see on, vaata kui vähe siin seda on. Aga see on supp, kujutad ette. Aga kui te teeksitegi püree suppi siis, ja võtaksid kõik vee ära, siis tõenäoliselt midagi sellist jääkski järgi, arusaadav. Ehk siis, palju siia vett tuleb panna? 200-300 milliliitrit, segada, 80 minutit oodata. Hästi. Nii, olen tagasi enda telgis. Siin posiseb minu järjekordne eksperiment. Teen nimelt telgis süüa sellises konditsioonis, nagu ma ilmselt tavapäraselt teeksin, kui ma oleksin halva ilma tõttu sunnitud tegema oma sööki telgis. Siis oletame, et mul on lahti taga olev see ventilatsiooniluuk, samamoodi ees, ehk siis siit väljast saab õhk tsirkuleerida niivõrd, kuivõrd on see telk tuule suunale avatud. Nii. Ja on ka lahti siis selline ülemine luugikene natukene. Siit saab loomulikult ka seda oluliselt rohkem lahti teha tegelikult. Aga kui on väga tuuline ilm, siis ma seda ei teeks. Ma just nimelt ma panen seda natukene kinni poole. Et siis ei tule tuul sisse ja natuke soojem. Aga milles seisab siis eksperimendi sisu? Nimelt selles, et ma tahan täpsemalt mõõta seda, et kui suuresti kui ohtlik on siin teha selles konkreetses telgis sellistel tingimustel süüa sees. Nii et kui suur on vingugaasi kogus siin sees. Praegu hetkel näitab vingugaasi andur 0. Kuskil kuni 35 on nagu enam-vähem niisugune okei. Et kui see osakeste arv süsi, see ei ole süsihappegaas. Jumal küll, ega mul oligi keemia väga kehva koolis. Et kui see süsinikmonooksiidi
osakeste hulk on väiksem kui 10, ma ei tea, mis ühikus. Ahah. Ei, ma arvan, et nüüd hakkab näitama midagi. Ehk siis, kui osakeste hulk on suurem kui 10, siis ta hakkab alles reageerima või hakkab näitama numbreid. Praegu siis 10 ei ole jõudnud. Ma panin umbes liitri jagu jälle vett, et lihtsalt, et liiga ruttu keema ei hakkaks. See on lihtsalt kui hüpoteetiline olukord, et mul on vaja liiter vett nagu teha soojaks söögi jaoks ja joogi jaoks. Praegu teen lihtsalt ainult selle püree supi jaoks, mis põhimõtteliselt nii vähene kogus vett siia saab panna, et 200-300 milliliitrist on küll ja küll. Aga just, et näha, et mis siis olukord on, mis puudutab karbonmonoksiidi taset. Püüdsin tekitada nüüd siukse olukorra, kus ta on umbes samal kõrgusel, no mitte päris samal kõrgusel kui hingamisteed, kuigi ei ole seda, et on natuke veidike madalam. Aga noh, siiski enam-vähem. Et just, et oleks nagu mingisugune reaalne olukord. Tundub, et see vesi saab nii ruttu, hakkab keema. Täiesti võrreldamatu ikkagi. Sellega ikka palju lihtsam siiski toimetada võrreldes bensiinipõletiga. Keerad käima ja kuigi see bioosisüüte ja üsna jumpsib, siiski ta annab lõpuks äret ja läheb mingi, mõtlen niimoodi kuskil 10 sekundit ja mul on kõik, keeran lahti kraani, panetan siia ja hakkab tööle. Ei mingit ettevalmistust, lihtsalt kruvid põleti siia otsa, kraan lahti, süüde ja töötab ja saab kiiremini, oluliselt kiiremini valmis see toit, see vesi. Et kui on niisugune uimane olemine ja ei viitsi nagu jännata, loomulikult on see gaasipõleti võrreldamatult lihtsam, raiskadel on nagu palju nagu mõttekam asi. Aga teatud tingimustel lihtsalt sellest ei ole abi, see gaasipõleti, või siis peab olema natukene eeltingimusi loodud selleks, et see gaas ikkagi paremini töötaks. Noh, nii palju siis praegu sellest olukorrast. Endiselt näitab karbonmonoksiidi vingugaasi ja andur näitab ikkagi 0. Kas tõesti ei ole üldse ohtlik? Panen täiesti liidale, ma lihtsalt vaatan, kas ta midagi teeb. Ma panen selle päris ligidale, kuigi tegelikkuses peakski see juba hakkas keema. No, sorry. Ühesõnaga, tegelikult ma sain teada mida? Ma sain teada seda, et mina suudan selle vee keema ajada enne, kui üldse see andur hakkab lärmi lööma. Kui peaks olema tõesti väga hull olukord ja ma peaksin tegema bensiinipõletiga siin, mis on nagu absoluutselt ebasoovitatav, sest see leek võib kohati siin sisse juhatavalt, kui sa seda põletit eelsoojendada, siis see leek võib olla kõrgem ja seda ma küll ei taha mitte mingil juhul ära rikkuda. Kui ma sellest telgist ka ilma jään, siis ma ikkagi tihun ikkagi sügavasti nutta. Sest see telk on nagu väga kallis telk. Aga oletame, et on eluohtlik olukord, sa oled alajahtunud täiega ja on väljas siuke torm ja sul lihtsalt on vaja teha siin telgis süüa. Mitte, sa pead kuidagi sooja saama. Vett on sul vaja, kuuma sooja vett. Ja sa teed bensiinipõletiga. Ma oletan, et siis läks kauem aega. Tekib ka vingugaasi, et siis oleks võib-olla jällegi hea teada, et kui ohtlik siin on. Praegu sain mina teada seda, et mul ei ole vaja karta seda, et mul tekib vingugaasi mürgitus. Ehkki võib-olla lihtsalt ilm ka soosib seda, et ma vaatan, nagu näha, see telk liigub tuule käes, et see tuul ilmselt tsirkuleerib siin piisavalt hästi praegustes tingimustes. Et ei tekkinud sellist ohtlikud olukorda. Aga ma ju peaks ometi söögi valmis tegema. Valame peale ja
mind tegelikult täitsa huvitab, palju see, või mis palju? Mind huvitab see, et kurat, mis mind huvitab? Mind huvitab paljud asjad. Üks asi, mis mind huvitab, on see maitse, mida saab siis, kui lisada hernepüree supile mündi, piparmündi. See on väga huvitav asi. Mulle meeldib ka, et Mäkki eksperimenteerib maitsetega. Ei tee liiga traditsioonilisi roogasid. No muidugi tegelikult, kui sa oled kuskil ekspeditsioonil või kuskil väga raskes olukorras, siis sa tahaksid tõenäoliselt saada selliseid toite, mis oleksid millega sa oled harjunud, on ju. Et see on ka oma põhjendus võib-olla, miks mõningad tootjad, sellised külmkuivatatud toidu tootjad teevad selliseid traditsioonilisi toite. Aga tegelikkuses mul on tekkinud selline küllastumus, võiks ka öelda. Sellistest liiga traditsioonilistest toitudest ma olen neid söönud liiga palju. Tahaks väikest vaheldust ja siis need Mäkki omad, need on lihtsalt nii maitsvad. Vett juurde panema, siin on nagu püdel kaka siin. Musika küljes. Et tahaks midagi vahelduseks. No, tuleb siit lusika küljest lahti see ollus või? Ahah, tuli. Natuke rohkem vaja segada. Tahtsin sellest ka rääkida, et viimasel ajal ma olen tõesti käinud väga palju telkimas. Ma ei saa öelda isegi matkamas. Seda on palju nimetada matkamiseks, kuna mida ma tihti viimasel ajal teen, on see, et ma lähen kuskile lõkke kohale, panen lihtsalt telgi püsti, teen lõkke, teen süüa gaasi või mis tahes põletiga ja ongi kõik hommikul pakin telgi, lähen koju tagasi. No ei saa öelda, et see on matk, see on lihtsalt siuke telkimine. Noh, osalt on see seetõttu, et ma tõesti nagu püüan ka ikkagi erinevaid asju testida, mida neid matkavarustuse jubinaid, erinevusuguseid. Aga tegelikkuses on üks põhjus veel, miks ma seda teen. Noh, üks teadlikumatest põhjustest. Lisaks sellele, et mulle meeldib lihtsalt lõkke ääres väga istuda ja juba see on minu jaoks täiesti piisav, et minna metsa ja kuskile teha lõket, telkida. Aga üks lisapõhjus on veel see, et mingis mõttes on sellised väiksed väljaminesed selliseks nagu treeningu mõttes mulle olulised. Ja mida ma silmas sellega pean, on see, et tahaks kuidagi sisse töötada mingisugused rutiinsed tegevused, mida ma saaksin teha, võimalikult minimaalse mõttetööga, et ma teen neid asju lihtsalt nagu võimalikult rutiinselt, just. See rutiinne sõna ongi väga ilus sõna. Täpne sõna selle kohta. Miks seda vaja? Miks seda mulle vaja on? Nimelt, kui sa oled metsas, kui sa oled külmunud teinekord ja siis kindlasti, kes on käinud niimoodi matkamas ja on ära jahtunud ja ta on kogenud seda, et ega see mõttetöö ei ole ka enam nii terav. Ja mõtled, midagi oleks vaja teha, seda oleks vaja teha teist, aga siis läheb üks lasi meelest ära, teen ühe asja valesti, teed kolmandas asjas vale arvestuse ja nii edasi. Sest lihtsalt mõte ei tööta enam nii hästi, et see energia kulub muudesse kohtadesse, et aju ei saa enam seda piisavalt, seda suhkrut kätte, nii-öelda nagu eile üks matkatark ütles. Kõik see suhkru energia läheb hoopis mujale kehasse, et kiiresti tekitada sooja. Rasvad jäävad alles. Kui sa kiiresti suvaliselt sahmid ja rahmid ja oled higine ja siis keha kasutab kõigepealt ära süsivesikud, mitte rasvad. Ehk siis
kui sul on juba sisse töötatud endale mingisugused kindlad rutiinsed tegevused, siis sa teed neid õigeid asju üldjuhul. Sul on mingisugused presettingud, et kui sa tead, et olukord on selline, ma tean, ma pean tegema niimoodi, seda, teist, kolmandat. Või isegi ei ole vaja teada, ma lihtsalt teen neid asju. Sest ma olen kogu aeg seda teinud ja ma ei mõtle seda. Samamoodi nagu ma ei mõtle, et kui ma kõnnin, et nii, ma panen vasaku jala ette, nüüd ma panen parema jala ette. Ma lihtsalt teen seda, neid asju. Ja kui on niisugune tuuline ja hästi külm ja kõik need asjad lähevad palju libedamini. Ja ka siis oled sa rohkem harjunud sellega, et kui et nagu sa tead, et mida teha, millises järjestuses, millisel viisil sedasi, et kui olud on väga, väga viletsad, et sinu see tegevus oleks energiasäästlik, mõistlik, telgi püsti panemise osas, toidu tegemise osas, sa tead, mida arvestada toidu tegemisega. Ja kui mu nüüd ka see bensiinipõleti on, kuidas seda teha võimalikult kiiresti, ökonoomselt, kütuse ökonoomselt ja aja ökonoomselt. Ja oled suuteline vältima mingisuguseid fopaasid. Et see kõik on tegelikult väga oluline. See rutiin, selle rutiini väljatöötamise suutlikkus on tegelikult oluline. Või mis suutlikkus on vale sõna, ütleme, on oluline, et sul oleks välja töötatud see rutiin. Aga mulle tundub, et ma olen siin nii kaua jutustanud ja seganud, et nüüd võib selle kinni panna korraks, et ta jõuaks natuke ka sinna taheneda. Mida ma aga avastasin, mitte seda, et praegu telgis on 7 kraadi, vaid ma avastasin nimelt seda, et kui ma seda nuppu vajutasin, see on uus asi, ma alles ostsin selle, siis ta näitab kõrgemat seda osakeste määra, mis on siin olnud. Ja see oli 13, nagu te kiiresti märkasite. 13 ppm. Ja siiski siin oli täitsa olemas, täiesti olemas vingugaasi osakesed siin, väga pahad osakesed. Vähemalt see väga vahva asi siin tuvastas, et on olemas. Aga õnneks on see tase piisavalt madal, et probleemi mitte tekitada. Nii et sedapsi praegu. Jah, ja kuna oli siiski 13 oli see, siis ta ei olnud nii suur, et ta oleks pidanud hakkama piiksuma. Nii et seekord testi tulemus siiski midagi ta näitas ka arvuliselt. Nii et olen rahul. Very good. Pean ütlema, et kuigi see nimetus hernepüree supp mündiga, et keel läheb juba rulli selle jaheda ilmaga. Et kuigi see nimi on väga eksootiline, siis tegelikkuses ta on minu meelest ikkagi lihtne hernesupp, aga kuna ta on püreestatud, siis ta mulle täitsa maitseb. Muidu mulle väga hernesupid ei maitse. Siin koostises on juurde kirjutatud, ma ei tea, mis tähendab fondue, ma ei tunne siukseid prantsuse laensõnu, on see prantsuse keelest või? Fondue, taimne koor, mis tähendab taimne koor? Puukoor või? Sibul, münt, kookospiim, sidrun. Ma ei oska öelda, ma ei tuvasta neist mitte ühtegi neist maitsetest väga selgelt. No tõesti mitte midagi ei saa aru. Aga see kogu see tulemus nagu annab siiski sellise efekti, et ta on siiski täitsa mõnus. Ma arvan, et midagi on teistmoodi kui tavaline hernesupp, aga ma ei oska näppu peale panna ja öelda, et vot see maitse on siin olemas või teine maitse. Aga näed, see on ka veel üks alternatiivne kätesoojendaja. Paned käe alla ja käele mõnusasti soe. Sellel ajal, kui sa sööd suppi. Mul tekkis niisugune
kihk ära proovida siiski ka veel selle testi, et kui mul on need mõlemad ventilatsioonilugid kinni, et oletame, mingi on hüperkõva torm ja lihtsalt ei taha, et tuul mu telgi ära lennutaks. Ja lahti on siis ainult see ava, et mida näitab see vinkugaasi andur siis. Ma teen selle testi ära, lihtsalt niisama panen vee keema, kuigi mul ei ole millegi jaoks seda praegu kasutada. Kõik kohvi mul ära joodud, mul on hullu pöörasin kohvi olnud. Nii, panin testi käima ja ma tunnen siit, et see ei ole mõnus. Natukene eluohtlik olukord, et ventilatsioonilukud on kõik kinni. Ainukene ongi siit ülevalt tuleb värske õhk. Vaatame, mida ütleb suitsuandur sellises olukorras. Kuramas, mul hakkas juba vesi keema. Ma lasen natuke lihtsalt niisama põleda. Kuigi see on kõik raha, mis läheb praegu siia õhku. Arvan, pean natukene siia poole palju taha. Põletab mulle. Sellel on palju soojem see leek. Ma pean ikka kinni panema, sest see lihtsalt liiga kuum. Või ma panen väiksema lengi, et muidu ta tõesti võib selle katte läbi põletada. See on nii, see on nii suur vahe võrreldes selle gaasipõletiga, mis mul siin vähemalt on, bensiinipõletiga. Kui ma bensiinipõleti panin täiesti full lõppu, siis see soojus on tuntav väga, ütleme, kui sa paned väga lähedale käe. Selle põletiga ma tunnen nagu väga kõrgelt ka veel seda, et on nagu väga selgelt soe. Kuum on palju öelda, aga kuum on juba põhimõtteliselt juba siin, sellel kõrgusel. Ehk siis sellega peab kindlasti arvestama, et kui te gaasipõletiga teete süüa, et mingisugune siuke ohutu kõrgus peaks olema selles mõttes, et see telgi kate võib sul läbi põleda. Kas või näiteks ikka ripuv osa, kui sa paned selle vale koha peale ja siis võib see kõik ära põleda. Aga las ta siin on, las ta siin susiseb natukene. Mina tahan teada. Ma arvan, et teaduse mõttes on oluline seda eksperimenti teha, natukene raha raisata, et aru saada, et kui suur, kui ohtlik see on. Praegu siiamaani see vingugaasi andur on vait, ei ütle, et kuule mees, lõpeta ära, kui sa tahad, et su elu veel kestaks ka homme edasi. Aga mul on hästi madalal tasemel praegu see kütuse see põleti ja lihtsalt nii soe on juba niimoodi. See on lihtsalt nii hämmastav, kui hea on see põleti, kui kõvasti, kui efektiivne on see põleti. Teen reklaami ilma mingisuguse reservatsioonita. Pocket Rocket Deluxe MSR-i põleti. Lihtsalt väga hea. Ja see vaata kui väike jubind on. Ja kui te võtate selle asemel mingi väikse ballooni ka, siis te saate lihtsalt sellise kombo, millega te võite, tõesti, panete lihtsalt taskusse, võtate taskust välja ja teeb oma töö nii hästi ära, enamikes tingimustes. Võib-olla kuskil kõrgmägedes, hästi madalatel temperatuuridel, et nagu probleem olla. Aga üldjuhul see teeb nii hästi oma töö ära, lihtsalt nagu super. Aga vaadake, 11. Nüüd läks ära. 11 näitas korraks. No, nii, vaatame. Ma tõstan selle, mis siis saab, kui ma tõstan siia lähemale, sest tegelikult ma olengi natukene pigem siin lähedal. Ma ei tea, kui adekvaatne see test tuleb, kui ma olen niimoodi, aga näed jah, tunnen jah.
vaatame. Nii, kas tuleb mingi number? Korraks tuli 11. Noh, võib-olla kui ta natuke madalamalt põleb. Ma ei tea, kas on mingit vahet. Ja kui ma tõstan selle kõrgemale, ma ei tea, kas see vingugaas, ma ei ole uurinud, kas see on õhust raskem või kergem gaas. Kas ta läheb pigem üles või jääb kuskile alla või jaotub ühtlasemalt või? Võite ka seda panna kommentaaridesse, seal ka targemaks. Keemiast eriti. Keemia oli mul väga halb koolis. Nii. Mõtlen, kas ma tunnen mingisugust tunnet, et ma olen kuidagi uimasem või? Praegu mingisuguseid vingugaasi mürgistusele tajutavaid sümptomeid mul ei ole mingisugust iivelduse tunnet või peavalu või see võib ka muidugi pärastpoole äkki tulla. Ma ei tea, mul ei ole teadaolevalt olnud vingugaasi mürgistust. Nii, pole. Üsna pikki minuteid siin olen olnud. Nagu otseselt ei ole aru saanud, et midagi oleks halvasti. Olgu, ma teen väikse pausi selles mõttes, ma saan enda suppi ära, võttes jahtub ära. Aga võib-olla aitab ka positiivses mõttes natukene kaasa see, et siin on see vahesein suures osas. No siin ei ole, keskel mitte, aga äärtes on, äkki ta natukene hoiab seda, et see vingugaas natukene on pigem siin eeskojas ja mitte niivõrd palju siin telgi all. Ma ei oska öelda, ei ole ekspert. Lihtsalt üks naljakas asi, mis ma alles nüüd panin tähele. Ma panin selle kuuma poti siia kõrvale ja ega ma seda siin põhja alt ära ei koristanud lumest ja see pott on siia sisse kaevunud oma kuumusega. Siukene korralik auk on all. No vot. Olgu juba üsna palju minuteid siin mööda läinud, ma isegi ei ole lugenud. Ma arvan, et ma panen selle põleti kinni ja ma asjad vaatan korra siis veel üle selle, et mida ta siis registreeris, kas ta näitab kõrgemate seda osakeste arvu kui oli enne, et kas ta ületas selle 13 või jäi 11 seekord isegi laeks. Nii. No ikkagi 13 oli osakeste arv. Nii et 13 on senimaani olnud kõige ohtlikum nii-öelda olukord. Võib-olla lihtsalt asjataolude kokkulangemisel oli see tase siiski üsna väike. Kui oleks väiksem tuul olnud, sest tegelikult ka siit alt tuleb ju õhk läbi. Et ta päris suletud ruum siin ei ole. Ja loomulikult, kui on ikka suur torm ja selline olukord nagu praegu on või need tingimused, mida ma praegu olen loonud, siis tõenäoliselt see õhk, mis siit läbi voolab, on veel suurem ikkagi tormiga. Ehk siis oht on pigem väiksem kui et suurem. No vot siis, sain teada, et peab olema küll ettevaatlik, aga ei ole ka surm kohe silme ees siis, kui kasutad siin sees põletit. No vot siis. Aga kus ma kindlasti plaanin hakata kasutama seda vinguandurit, on nimelt ahjuga telk, mille ma tellisin ja mis peaks varsti pärale jõudma. Õigupoolest selle sama vingugaasi anduri ma tellisingi just selle tõttu eelkõige, sest seal on see üsna kohustuslik element, kuna seal telgi all ahju kõrvale istudes on päris suur oht, et kui midagi on valesti, et siis läheb asi väga kurjaks.
nii palju siis sellest vingugaasi testist ja võib-olla on kellelegi teisele see kuidagi abiks või et kuidagi hinnata nagu realistlikult, et mis ohud võivad olla, kui suured võivad olla need ohud numbriliselt, kui te teete süüa gaasipliidiga telgis. Ja lihtsalt vaadake veel kord seda potti. Oh, jah. No vaat, tuul ei vii ära vähemalt. Ning veel kord, ma lihtsalt ei jõua piisavalt ülistada seda madratsit, see on lihtsalt nii hea, see on nii hea. Kui mul enne oli see madrats, ta mul praegu ka alles, aga lihtsalt ei ole praegu kaasas, kitsam variant sellest, ovaalsem, 51 cm lai. Siis sellega oli niimoodi, et sai ka istuda selle peale, aga siin on nagu rohkem, sul on nii palju vabadust, kui siin niisama toimetada, sa oled kogu aeg soojas. Ja mul varasemalt oli lihtsalt kaasas see istumisalus siin ees, ma istusin selle istumisaluse peal, see, mis nüüd igavikku läks seoses selle tulega, sai tule ohvriks, tule jumala ohvriks. Aga siin on täiesti piisavalt ruumi, ma saan igat pidi olla, lösutada, istuda ja on mõnus soe. Piisaar pole sa veel ülistatud. Minu kallis X-Term Termarestilt. Üks asi, mis mulle väga meeldib selle, üldse tundub, et see on nagu Hillebergi telkide kontseptsioon, et selle kotti panek ei ole mingisugune teadus. Ehk siis sa ei pea õppima mingisugused oskusi ja mingi erioskusi, et kuidas voltida kokku seda hästi efektselt, et ta mahuks su kotikesse ära. See on nii hea, et eriti ma kujutan ette, kui sa oled kuskil külma käes ja suur tuul on ja sa ei saa hakata, sul ei ole lihtsalt võimalus nagu teda perfektselt voltida. Ma arvan, et selle telgi sa võid panna kotti niimoodi, oletame, sa oled täiesti purjus, täiesti suvaliselt lihtsalt jalaga lükkata ühte hunnikusse ja sa lihtsalt peksata sellesse kotti ja ta läheb sinna hõlpsasti. Et selliselt peavad olema tõesti telgid. Et sa saad seda ilusti sisse panna, mitte niimoodi, et sa surud ja siis lõpuks on sul mingisugune lukk ka, mis nagu, sa näed juba, et õmblused rebenevad seal sellel ajal, kui sa hakkad seda telgikotti selle ümber kinni panema. See on väga lihtne. Nii et kui te ostate endale telgi, hoidke seda meeles. See on päris oluline omadus. Mida raskemad on teie retked või mida vastikumad on ilmastikuolud, siis see on tähtis, et sa ei pea avastama, et sa pakid enda telgi kokku ja sa näed, et ta sul mitte mingil juhul ei mahu ära. Sa pead uuesti hakkama seda lahti tegema seda telki ja uuesti otsast peale kokku panema. See on äärmiselt nörritav. Nii, nüüd väikene nii-öelda termoanalüüs minu telgi ja õigemini siis ka selle madratsi soojuspidavuse koha pealt, et vaat siin on siis see koht, kus oli see minu pott, mis läks sulas sinna sisse. Siin justkui ei olekski minu telki olnud, ehk siis matist ei ole minu kehasoojust sisuliselt läbi tulnud. Muidugi, temperatuur oligi niisugune +1, minu madratsi, ütleme, soojapidavusnäitaja lubab sellega ööbida tugevates miinuskraadides, -40 kas või. Aga see on näha, et sisuliselt mitte mingisugust sooja kadu ei olnud läbi maapinna. Hakkan vaikselt minema sättima Ardu poole, Ardust siis tagasi bussiga Tallinnasse. Viimased puunotid, saab sooja ja siis on minek. Vaatasin netist järgi, et Ardu buss läheb paari tunni pärast, mul on siin aega istuda veel, õigemini ma ei saa istuda, mul tool põles ära, kummardada tuld tulejumala ees ja mõtiskleda. Ja ma mõtlen, et ma magasin täna jälle, mitte jälle, see ei ole väga sageli, kui ma magan
looduses olles telgis hästi, aga täna magasin väga hästi. Võib-olla seetõttu, et ma eelmisel ööl olin väga vähe maganud. Ma nägin väga veidraid unenägusid, mitut tükki nagu mitmejaoline. Väga täpselt, detailselt ei mäleta, aga sisusse langemata lihtsalt ma hakkasin mõtlema, et millest võis olla tingitud, et ma ei oska öelda. Ma hakkasin mõtlema, et kas on äkki sellest, et ma võtsin selle bensiini käte soojendaja, et äkki see bensiini ohur tuli üles ja tekitas mingisuguseid psühhedeelseid unenägusid või miski muu, ma ei tea. Ma ei saa ka nagu öelda, et see on tõenäoline, sest ma olen ka varem näinud huvitaval kombel matkal olla sellised veidrad unenägusid. Ma korra vist mainisin ka, kui ma San Marino videot tegin, et siis nägin, kuidas jõehobud tulid. Ma nägin ka unes, et ma olen San Marinos ja jõehobud tulid ja jooksid üle minu telgi. Õnne kombel jäin ellu ja siis San Marinolased olid väga piinlikud kuidagi selle jõehobu kuidagi kinni püüdnud ja tundsid piinlikust, et nende kallis turist oli sellise kogemuse osaliseks. Ühesõnaga siuksed unenäod on ka varem olnud, et ma ei oska tõesti hinnata, et mis see tänane see unenäo põhjus siis olla. Ma ei ole kõige parem unenägude seletaja, matka unenägude seletaja. Aga jah, aega on üksjagu põletanud viimased tukid ära ja ehk siis näeb, mis edasi. Täiesti uskumatu, kui piiratud võib olla ühe inimese meel, et ma alles nüüd märkan, et seal taga on veel selline koht, kus saab olla lõkke ääres ja seal taga veel kolmas ka. Ma tegelikult tahaks isegi hea meelega tahtnud seal olla. Ma vaatan korraks, mis seal on. Nii, olen nüüd siin ja vaatan, et siin on lähiajal keegi ka teinud lõket ja jätnud nad niimoodi. Siit on hea hakata edasi lõket tegema. See on hea nüüd, kui on natuke kuivatatud. On kõik täiesti mõistlik. Aga ma arvan, et tegelikult ma siia ei oleks tulnud selle põhjusel, et siin on vets natuke kaugemal. Vaat seal on see koht, kus mina ööbisin ja vets on seal parklast seal tagapool, seal. Vaat. Vaat see siin on vets palju lähemal. Nii et ma tegin ikka õige otsus, et olin ikka seal. Õigemini see oli ebateadlik otsus, sellepärast, et ma isegi on teadlik, et siin on veel kohti, kus oleks võinud olla ja mille vahe valida. Aga siin ei ole mitte kedagi olnud. Siin ei ole tõesti tundub mitte keegi olnud lähiajal, sest lumehanged viitavad sellele, et see on täiesti täis tuisanud ja siin on ka arusaada põhjus, et ei ole katusega varjualust, kuhu jätta asjad kuivama, kui oled tihma saanud. Selline see on Hiiemäe telkimisala. Aga huvitav jah, et vahepeal on täitsa natuke jahedam, et annab ka käes lihtsalt hoida seda. Aga mingist hetkest võib minna hästi tuliseks, sõltuvalt siis ilmselt hapniku ligipääsust, kui see soojenemise protsess on aeglase põlemise protsess on nagu kiirem. Igal juhul väga mõnus on hoida käes selliseid sooja asju. Muidugi lõkke peal saab ka enda käsi kas vaatada. Nüüd hakkas kõvasti põlema, nüüd ma tunnen, siin läheb nii kuumaks, et ma pean ruttu panema tagasi kotikesse.
üks asi, mida ma veel ei ole rääkinud nendest kätesoojenditest, on see, et mis puudutab bensiini kätesoojendit, nagu see siin, siis seda ei saa nii-öelda nupust välja lülitada, ehk siis ta põleb ja ta põlebki lõpuni. Noh, ütleme niimoodi, et on võimalik panna ta mingisugusesse õhus suletud kotikesse, see krippkoti sisse, kus õhku rohkem juurde ei tule, siis see protsess nagu jääb seisma. Et niimoodi on põhimõtteliselt võimalik seda ka peatada, aga vot ongi, see on niisugune primitiivne nagu viis, et siin ei ole niisugust nagu nupuga variant, et lülitad välja. Et selles mõttes on ta natukene jällegi selline piiratud oma kasutuse koha pealt, et võrreldes just ka nende elektroonilistega. Sest vahel on ju lihtsalt niimoodi, et piisab sellest, et kui natukene oled käed soojaks saanud, siis sa saad välja lülitada. Ei pea kogu aeg põlema. Ei pea kogu aeg soojenema. Ühesõnaga, see on selles mõttes, ta on paindlikum variant. Sul on rohkem variante, mida sa tahad teha, et kuivõrd sa tahad seda akut säästa, seda energiat säästa ja sa saad seda hoobilt teha ilma mingisuguse suure, ma ei tea, mingis mõttes oma idee poest on meenutab mulle seda bensiinipõletit, mis on ka niisugune, kuidas nüüd öelda, selline primitiivsem, aga just positiivses mõttes, just ägedalt primitiivne see bensiini põleti. Aga samas on tal omad miinused, et ta ei ole nii niisugune nii-öelda kiire, ta ei tule sinuga kaasa nii kiiresti nagu sellised elektroonilised vidinad. Nii et mõlemal on omad plussid ja miinused, mida arvesse võttes, ma arvan, et saabki teha õiged otsused, et millises olukorras sul vaja kõige rohkem on. Õppetunde olema saanud siin päris palju sellelt telkimiselt täna ja eile. Ent suurim neist kindlasti on see, et ära kunagi jumala eest jätta tooli lihtsalt üksinda siia. Lõkke ette. Ma ei tea, tee mis tahab, pane siis kas või mingi raskus peale, korralik raskus, aga ära jätta lihtsalt tühjalt tooli ja lõkke ette. No lisaks sellele, tuul võib ise juba, või mitte tuul, tuul võib lihtsalt tuld viia selle toolini. Mul lihtsalt oli üsna jahe, sellepärast ma püüan kuidagi välja vabandada, mu südametunnistus kuidagi vaigistada. Et oli külm ja samas, isegi on külm, korramas. See tool maksis palju. Ikkagi tuleb ikkagi mõelda enne, mida teed. Iga liigutus on oluline. Ja mitte ainult tool, vaid ka see istumisalus, mis mulle nii väga meeldis. Läks tuleroaks. Tuleohverduseks. No vot.